kuidas me automatiseerime seda, ongi, sa mainisid ka siis päringute pealt. Ühesõnaga rakendusel on võimalik sisse nii-öelda sööta näiteks tuhandeid SQL päringuid on ju, baasis toimuvad mingid transformatsioonid, andmed liiguvad andmeaidakihtide vahel ja need päringud saab siis kõik automaatselt rakenduse sisse sööta ja rakendus siis ise parsib need päringud lahti ja otsib siis sealt seosed ülesse. Tere tulemast kuulama saadet Lauamees ja Torumees. Täna on meil saates külas Raiko Limmart, kes on andmekvaliteedi platvormi Select Zero asutaja ning räägime andmekvaliteedist ja kuidas Select Zero aitab andmekvaliteeti paremaks teha. Tere Raiko, tere Lauri. Tere Kristo, tere Lauri. Tere Raiko ja Kristo. Mul on alustuseks selline küsimus, et te olete seda küll algselt erineva nime all teinud päris mitu aastat. Mitu aastat tagasi tekkis see mõte, et sellest võiks ettevõte tulla? Ja mul on jätku küsimus ka siis. Jaa, tegelikult me sellist väga esialgset arendamist väga kõrvalprojektina alustasimegi 2019 aastal juba. Aga see, kui see nagu ettevõtte poolde pöördus, oli siis, kui me ikkagist nägime, et meil on potentsiaalsed maksvad kliendid, kes on platvormist huvitatud ja see oli vist 22 aasta äkki, kui me siis ka esimese päris kliendi ka saime. Kas sa mäletad, mis siis oli nagu niisugune suur eesmärk, et mida see asi võiks teha ja mille puhul sellest võiks kasu olla? No tol hetkel oli meil ikkagist väga suur fookus andmekvaliteedile, eelkõige andmeaitadel. Me targetisimegi ainult siis andmeaita või andmeladude tiime ja puhtalt siis andmekvaliteedi selliste üksikute validatsioonide loomiseks ja jooksutamiseks, ühtses keskkonnas haldamiseks. Ja kas see, kuhu te olete tänaseks jõudnud ja mis teie tänased nii-öelda tulevikuvaated on? Ma saan aru, et see on jätkuvalt nagu samas suunas, aga arenenud, ütleme. Ja, et me oleme tohutult platvormi laiemaks arendanud. Ehk siis, kui see algne suund oli puhtalt andmekvaliteet, siis täna on meil juurde tulnud järjest siis vastavalt kasutajate soovidele ja vajadustele ja ka turu vajadustele. Andmekataloog, sinna juurde ka lineage, kuidas iganes me seda eesti keeles nimetame. Pärinevus või põlvnevus või igasuguseid asju kuulnud. Ja ka siis ärisõnastiku ja andmesõnastiku pool. Et lõpuks need on ka omavahel väga-väga tihedalt seotud ja mida siis meie võimaldamegi ongi seda ühtse platvormina, ehk siis ettevõtetel, asutustel ei ole eraldi vendorid, kes pakub mingisugust Glossari platvormi, eraldi ise tehtud andmekvaliteedi moodulit ja siis mingis kolmandas kohas on kuskil andmekataloog ja siis üritatakse neid omavahel suhtlema panna. Ehk siis meie pakkumegi sellist ühtset keskset platvormi selleks. Ja see põhiline väärtus tuleb ikkagi selle andmekvaliteedi poole pealt, eks? Ja, me pigem see rõhk on andmekvaliteedi poolel kindlasti, ehk siis ükskõik mis entity me ette võtame, on selleks siis sõnastiku termin või mingisugune kataloogis olev mõni veerg, siis me automaatselt arvutame sinna külge koheselt andmekvaliteedi skoori, neid on võimalik erinevate reeglitega siduda, nende peale on võimalik siis aruandlust ja dashboard indust luua, väga tihedalt andmekvaliteediga seotud. Ma mõtlen just selle poole pealt, et populaarne on ehitada seda, et ma teen mingi vibe koodi, mingi to-do list äpi endale, mingi tegevuste nimekirja äpi ja siis kirjutad endale üles selle kasutaja loo, et nii, et kasutaja saab endale teha mingit tegevust planeerida, on ju. Ja siis, et teeks nüüd äpi ja siis jõuab kohale, et oota, kui kasutaja, aga see tähendab, et see peab kuidagi saama registreerida ja seal on mingi autentimine tuleb sisse ja mingid taolised asjad, mis on justkui nagu, ei ole see põhitegevus, vaid see on nagu see kõrvaltegevus. Et selle andmekvaliteedi puhul see, et sul on see lineage, see on nagu ilmselgelt vajalik, on ju, aga see lineage jällegi või see pärinevus ei anna nagu
otseselt väärtust, vaid see pärinevust on vaja selleks, et andmekvaliteedist paremini aru saada, on ju. Ja andmekataloog ja ärisõnastik samamoodi, et kas see on pigem nagu see, et et ma pean seda autentimist siia ehitama, kuna muidu see ei tööta või kuidas sa nagu või kuidas te nagu mõtlete sellest rohkem? No kui me räägime sellest lineage'ist, siis ikkagist jah, me näeme, et see on täpselt nagu sa kirjeldasid, väga tihedalt seotud selle andmekvaliteedi poolega ka, on ju, kus me teeme siis root cause analysis'it või impact analysis'it, et nii-öelda nende andmekvaliteedi skooride põhjal mingis veerus on miski punane, me näeme kohe ära, mis sellega nüüd potentsiaalselt on ju pihta saab. Ja kui me neid selliseid funktsionaalsusi siin arendame, mis esmalt on suuresti tulnud meil kasutajate tagasiside põhjal, selline asi võiks teil olemas olla, siis kui me nagu hakkame sinna süvenema, seda analüüsima ja neid funktsionaalsusi on ka teisigi, siis me näeme, kui tihedalt see tegelikult on seotud ja kui hästi see platvorm sobib ja kui palju väärtust see mitte ei paku ainult sellele kasutajale, kes seda nende request'is, vaid ka teistele. Ja noh, ma võin siia juurde tuua paralleelselt need autentimise meetodid ka, et täpselt samamoodi, et meil on ka on ju väga selline granulaarne user ja role management olemas, saab privileege paika panna, kes mida näeb, kes mida ei näe. Ja sinna juurde muidugi see autentimise-layer, et kas on Active Directory'ga, LDAP-iga, mingisugune OAuth layer, kasutatakse üldse süsteemseid, lokaalseid kasutajaid, et kõik on võimalik ja igas ettevõttes või organisatsioonis ongi erinev vajadus ja lähenemine sellele. Et järgmist taset nagu seda andmekvaliteedi väärtust pakkuda, selleks sul on vaja vahepeal aasta otsa mingisuguseid muid featuure sinna ümber ehitada, et see nagu oleks võimalik realiseerida, on ju. Ja eks see on ainult ajas kasvav, aga nende featuuride arendustega on nagu see, et üks asi on see, et ei tohi teha neid oma mätta otsast, et me oleme ikkagist juba selles faasis, kus me peame nagu mitme kliendiga neid arutelusi läbi viima, et aru saada, kuidas see ikkagist väärtust pakuks ja kas see potentsiaalselt pakub kõigile mingit väärtust. Ja teistpidi see peab olema ka lihtne kasutada, et see platvorm lõpuks ei oleks niisugune overwhelming, eriti uutele kasutajatele, et see oleks koheselt arusaadav, et see ei muutuks selliseks legacy tool'iks. Aga äkki sa näitad seda ka? Et noh, mina muidugi tean, kuidas see käib, on ju, ma olen näinud seda varem, aga noh, Kristo võib-olla ei tea, et siis. Vot ma tahtsin just öelda, ma tegelikult, ma mäletan Raiko, kui ma olen seda 2022 näinud ja nüüd ma nägin seda siin 2025 lõpus ja natukene, kui sa siin esitlustel näitasid, et see vahe või areng on tõesti olnud päris suur, eriti see funktsionaalsuse osas, aga palun sa saad. Eks meil reliise on selline keskmiselt iga 1 kuni 2 kuu tagant välja tulemus, et me selles mõttes pakume uusi funktsionaalsusi suhteliselt tihti nii-öelda kasutajatele, et ühesõnaga tulevad mingisugused request'id sisse, võtame selle enda backlog'i, analüüsime, prioritiseerime ja suhteliselt kiiresti saame laivi ka siis. Aga jah, platvormi võib-olla ühe eripärane, ennem kui ma selle demo siin ka ette võtan, ongi, et me pakume seda täielikult nii-öelda self-hosted lahendusena. Ehk siis me muidugi võime seda pakkuda ka SaaS-ina, on ju, et me ise hostime kõike, manageerime kõike, teeme update'e ja nii edasi, aga sihuke 95% juhtudel meie kasutajabaasist on see ikkagi self-hosted ehk siis nende enda serverites või nende enda privaatpilves, et see on nii-öelda konteineri põhine, väga lihtne on üles panna ja põhimõtteliselt paari minutiga saab deploy'tud ja saab hakata kasutama. Aga jah, esmalt kui kasutaja sisse logib, on meil koheselt ka selline dashboard'i vaade, ehk siis, et oleks võimalik kiirelt saada ülevaade sellest, mis seisus hetkel andmed on. Dashboard'e on võimalik ise kasutajatel luua, kas siis iseendale või mingi kasutajagrupile nii-öelda. Ja siin siis dashboard'i saabki neid erinevaid graafe, pirukaid, line chart'e ja nii edasi paigutada, suuremaks teha, väiksemaks teha ja ka valida siis, millised need entity'd seal reaalselt sees on. Ehk siis need andmekvaliteedi meetrikuid, mis me siin välja kuvame, neid me võime vaadata mingisuguseid individuaalseid käivitatavaid validatsioone, me võime vaadata
nii-öelda ärireegleid, kus all võib olla nii-öelda validatsioone vastu erinevaid andmebaase, mingeid konkreetseid tabeleid või mingeid pakette, et siin saab selles mõttes väga granulaarselt ja väga ka üldiselt seda asja teha. kas, kas ja mis roll peaks sinna sisse logima ja vaatama? No enamik kasutajaid ongi siis ikkagist andmeinsenerid, finantsasutustes tihti ka data steward'id ja ka andmeanalüütikud on ju. Et kõigil on erinev selline, kohati erinev roll. Et noh, kui me räägime näiteks validatsioonide käivitamisest, loomisest, siis see on pigem andmeinseneride või data steward'ite töö. Kui me räägime andmekataloogi kasutusest või ärisõnastikust, et seal on siis andmehaldurid peal, kes neid asju defineerivad, analüütikud, kes neid asju võib-olla kasutavad ja lõpuks kindlasti ka mingil tasemel nii-öelda stakeholder'id, kes tahavad lihtsalt ülevaadet saada, et mis seisus meil praegu andmed on. Okei, lühike küsimus siia vahele veel, et kui ma olen andmeinsener ja see on üles seatud just nagu testide eesmärgil, et siis sealt on võimalik saada ka kuskile Slacki või Teamsi mingit automaatteavitust, eks, et ma ei pea nii-öelda hommikul minema vaatama, et kui punane see pilt on. Ja ikka, et võimaldame teha alertimist nii emaili teel kui ka siis ise nimetame neid webhookideks, aga põhimõtteliselt see tähendab absoluutselt ükskõik millist siis app endpoint'i, et on selleks Slacki kanal, Teamsi kanal, Jira ticket'i loomine või ServiceNow ticket'i loomine, et põhimõtteliselt vahet ei ole, et saab igale poole nii-öelda postitada neid teavitusi. aga seda, et nagu kuidas kasutajad kasutavad seda, et kui sa ütlesid, et teil 95% on nii-öelda jooksevad selle Dockeri peal, et kas teil SaaS-i lahenduse puhul te näete ka mingeid kasutamise mustreid, analüüsite te seda või hetkel mitte? Me ise, rakendus ise midagi kuskile välja ei saada ja meie sisse ei ürita tõmmata, et selles mõttes meil mingit sellist statistikat kasutusest ei ole ja ei ole plaan ka seda täna nii-öelda rakendada. Et info, mis me saame, on, mis kasutajad ise meiega jagavad, osad kasutajad jagavad hea meelega, meid eelkõige huvitabki see, et kui palju on validatsioone, kui palju on kasutajaid, kui tihti midagi jookseb ja ka näiteks, kui palju on mingisuguseid metaandmeid, mis on platvormi kataloogi siis sisse tõmmatud. Et see aitab ka meil teha erinevaid selliseid koormusteste näiteks või teada, kuhu poole need trendid lähevad, et millele rohkem rõhku panna siis. Aga kui ma selle demoga edasi lähen, võib-olla ma esmalt võtangi selle kõige suurema osa ja ette platvormist, milleks on siis need validatsioonid, mida me ise nimetame platvormis test case ideks. Internet on siin natukene aeglane, siis laeb. Aga põhimõtteliselt jah, et siin lehel siis kasutajatel on võimalik defineerida käivitatavaid andmekvaliteedi kontrolle, validatsioone, test case, et mitu nime ja kuidas siis meie neid lahendame, on, et iga validatsioon on põhimõtteliselt SQL lause, mis vastu andmebaasi käivitatakse, mis vastu siis eeldatavat tulemit võrreldakse, kontrollitakse vastavalt sellele test, kas läheb läbi või ei lähe läbi. Võtan siin lihtsa näitega ette, et näiteks tahamegi kontrollida mingisuguse emaili välja formaati, ehk siis meil on siin selline poolkeeruline regex, mis seda kontrollib ja põhimõtteliselt me loemegi lihtsalt siit tabelist kokku kõik read, mis ei vasta sellele regexile, ehk siis ei ole vastavalt formaadile ja me eeldame, et selliseid ridu on 0. Et antud juhul see päring ise leiab ühe rea, mis tähendab, et test on koheselt fail inud ja kuna meil on siin kogu see asi on SQL'i põhine, siis siin saab selles mõttes väga keeruliseks minna. Saab väga pikkasi päringuid siia kirjutada, CT-sid kasutada, saab query'sid ja nii edasi, et see on põhimõtteliselt native SQL, mis otse vastu andmebaasi siis jooksutatakse ja üldjuhul vaatame siis agregeeritud tulemit, tihti ridade arvu. Ja nende SQL-ide ka selline võib-olla käsitsi kirjeldamine on kõige tavapärasem kasutusjuht nende validatsioonide loomiseks. Just seetõttu, et need reeglid on ettevõttest ettevõttesse väga-väga erinevad. Küll aga muidugi me pakume erinevaid viise siis, et seda poolt ka automatiseerida, sellepärast et rakendus ise ei ole kindlasti mõeldud ainult tehnilistele kasutajatele, vaid ka nendele, kellel võib-olla selline SQL kompetents ei ole nii hea, aga siiski oleks vajadus neid validatsioone luua. Et siis
ma saangi näidata siin kohe ühte sihukest beta feature'it, mis veel tegelikult laivis ei ole, on varsti tulemas. aga meil on näiteks selline asi nagu nii-öelda, hetkel me nimetame neid predefined validations. Ehk siis kasutajatel on alguses valik, siin on 7 sellist suurt klassi või validatsiooni tüüpi, on ju, mille vahel ta saab valida. Näiteks kohe alguses on availability and freshness. Kui me peale klikime, siis meil ongi võimalik seda validatsiooni sisu nagu põhimõtteliselt valida valikutest, et esmalt meil on mingi tabel, mida me tahame üldse valideerida, et meil on siin customers tabel valitud. Siis me saame ütelda, et meil on näiteks siin created at verg. Me tahame vaadata, kas viimase 1 tunni jooksul meil on siia andmeid sisse tulnud siia tabelisse. Ja taustal ta siis paneb ise selle SQL'i kokku vastavalt valikule ja meie saamegi siis siin esmalt näiteks vaadata lihtsalt tulemust. Näeme, et meil on 142 rida. Eeldatav tulemus on, et ridu on rohkem kui 0, mis tähendab, et viimase tunni kohta on andmed olemas. Ja siit edasi me saamegi selle kohe siis siin testina ka ära sisestada. Võimaldades siis väga lihtsalt ükskõik kui hea SQL kompetentsiga kasutajatel neid validatsioone ka luua. Siit saab neid ridu vaadata ka, mis vastasid, eks ole, oli seal view rõus, et. Võingi mõne teisega näidata, et võtame näiteks completeness'i ette. Mul on siin üks hea aadressi näide. Ütlemegi, et aadress ei tohi olla kunagi null ega ka tühi string. Ja me ei pea vaatama ainult ridade arvu selles mõttes, et me saame eeldada, et on ju puudu olevaid ridu ei ole, aga me saame ütelda ka näiteks, et 90% ridadest peab olema täidetud. Ja siis saame samamoodi arvutada selle tulemuse siin välja ja ta leiab, et hetkel on 84% ridadest täidetud, mis tähendab, et test ise kui selline on potentsiaalselt siis fail inud. Aga jah, et koheselt kui need mingid read on olemas, siis me saame neid siin ka vaadata. Ja siis siin ongi näha, et ta loob mulle sellise sample seti nendest ridadest ja siin on näha, et aadressi väljad on siis tühjad. Kas ma mäletan õigesti, et ma kasutasin seda tõesti, ma arvan, see võiski olla aasta 2019, kui ma mingit alfa versiooni kasutasin ise andmeinsenerina Starshipis. Mul on tunne, et siis oli variant teha neid teste ka niimoodi, et see, mille vastu võrreldakse, on samamoodi päring aga teises andmebaasis näiteks. Jaa, absoluutselt. See on eraldi täitsa data reconciliation test, et võin seda ka siin näidata. Mul on siin üks näide ja ütleme, et meil on mingi CRM-i baas ja andmeaida baas ja me tahamegi nüüd mitte võrrelda siis count'e või seda agregatsioone, muidugi võib neid ka võrrelda, aga me tahamegi kõik ridu, kõike veerge omavahel võrrelda ja siis erinevuse leida. Ja rakendus põhimõtteliselt käivitabki need 2 päringut vastu siis vastavat andmebaasi, toob need tulemused ajutiselt alla ja hakkab ükshaaval võrdlema ja leiab kõik erinevused ülesse. Ja annab muidugi märku, kui mitu rida on erinevad ning lõpuks on ka kasutajatel võimalik siis neid vaadata, et me saame siia peale klikkida. Antud juhul siis mul on 2 dataseti välja kuvatud, et kui ma mingi rea peale klikin, siis ta näitab kohe veeru tasemel ära, et kust see erinevus selle reaga tuli. Ma mäletan, et see oli nagu ekstreemselt kasulik, et data engineering on tihtipeale mingi migramine kuskile, on ju. Et siis oli nagu väga kasulik just, et ma saingi võrrelda, et üks asi on see, et sa käsitsi hakkad võrdlema, aga siis on see, et siis oli see visuaalne pool oli vist pisut erinev, aga oli ikkagi jätkuvalt või ka siis oli nagu väga-väga kasutatav ja kasulik selles spetsiifilises nišis. No siin kindlasti, kuhu meil edasised arendused tulevad ka sellega seoses on selline ka visuaalne pool, et sul oleks võimalik nagu mappida mingid veerge drag and drop stiilis. Ühesõnaga, et neid päringuid oleks ka võimalik lihtsamini koostada, et sa ei pea otseselt ise seda SQL-i kirjutama, et sa ütledki, et mul on siin tabel, sellised filtrid, need veerud peavad klappima ja siis paneb SQL-id kokku. Et see on kindlasti tulevik ja selline asi, mida me oleme siin pikalt katsetanud ja toimima saanud, on ka see, et mitte siis võrrelda 2 andmebaasi, vaid võimaldada luua selline üks SQL, kus on sees siis saab-query'd, mis lähevad erinevate baaside vastu. Ehk siis meil ongi näiteks mingisugune CSV fail kuskil, meil on mingi CRM-i baas kuskil, meil on andmeid kuskil ja me saame selle ühe päringuga tegelikult need andmesetid omavahel join ida, filterdada ja selliseid neid validatsioone teha.
see on ka selline väga huvitav ja põnev maailm, selleks me kasutame DuckDB-d, see on ka teil käinud varasemalt podcast'ist läbi, et see on, täidab väga hästi oma rolli seal ja aga nende testide loomise puhul üks asi, mis ma kindlasti veel näidata tahaks, on siis ilma selleta ei saa täna ükski toode, on selline ai pool. Ühesõnaga meie oleme ka toonud rakendusse sellise ai assistant'i sisse ja me nimetamegi seda assistant'iks sellepärast, et me ei lase ai-l teha ise automaagiliselt midagi ära, mingisuguseid validatsioone käivitada, jooksutada vastu andmebaasi, vaid pigem me siis võimaldame anda kasutajale soovitusi. Ja siin on ka siis soovituste saamine validatsioonide loomiseks erinevatel viisidel, et kui ma näiteks võtame siit, mul on üks Vertica tabel, näiteks customer dimension, võtame siia juurde veel müügitabeli ja kasutajal ongi siis võimalik lihtsalt oma ärireegel inimkeeles ära defineerida. Näiteks, et all customers with a purchase must have a delivery. Igaks juhuks õigesti. Sa võid seda eesti keeles ka teha, eks? Ja no, lõpuks siin taga on suurkeelte mudel ja meie rakenduse kontekstis on võimalik siis seda konfigureerida ükskõik millise keelemudeli vastu. Antud demos ma kasutan OpenAI'd, aga see võib olla vabalt ka näiteks mõni lokaalne mudel, mis ei ole üldse kuskile interneti avarustesse ühendatud. Ja lõpuks see, et kas sa saad seda mõnes teises keeles teha või mitte, oleneb väga sellest keelemudelist. Aga selliselt jah, ta kasutab ära siis seda kasutaja sisendit ja metaandmestikku, mis tal siin all on ja selle põhjal paneb ise selle SQL'i kokku. Teeb ära need join'id, paneb paika need filtrid, struktureerib selle query ka niimoodi, et see on test case'ina jooksutatav. Ja siin ennem kui ma seda nüüd testina sisestan, ma saan ka lihtsalt igaks juhuks selle läbi käivitada. Leiab 216 rida, saame ka minna vaatama siit, siis kuvab välja ka. Sekund aega. Nii. Ja et kui me vaatame siit, siis ongi, et meil on ship date on ju paigas 2016, aga aadress on puudu. Makes no sense. Ühesõnaga selliselt on ka selliseid keerulisemaid validatsioone tegelikult võimalik siin luua. Ja loomulikult ta suudab see ai ka ise anda selliseid triviaalsemaid soovitusi, ehk siis sa annadki talle ette näiteks mõne kliendi tabeli, ta skännib seda metadatat, ta vaatab äkki on mingisugused description'id või asjad andmekataloogis paika pandud ja suudab siis luua 10 erinevat validatsiooni, mida nüüd kasutajal on võimalik rakendada. Ja mis nagu nende LLM-ide puhul on hästi hea, et suudab metaandmed panna siis ärilisse konteksti. Ehk siis, kui meil ongi, ütleme siis VERG age, vanus, siis ta teab kohe, et see ei tohi olla negatiivne ja suudab sellele validatsiooni siis selle peale luua. Ja lõpuks on neid kõiki validatsioone siis võimalik igatepidi hallata, label'eid külge panna, meil on võimalik lisada selliseid custom field'e, ehk siis seda test case'i enda või seda olemi enda struktuuri on võimalik kasutajatel paika panna, et me saamegi näiteks defineerida ära, et igal testil on küljes dimensioon, dimensioonil on sellised väärtused ja igale testile näiteks peab mingisuguse väärtuse valima või kes on selle omanik või millises domeenis validatsioon istub. Ja nende põhjal siis jällegi on võimalik luua sellist aruandlust, dashboard'ile panna, graafe teha. Et see on kasutus. Need on pigem siis data steward'id ja andmeinsenerid, kes neid teste siin loovad, eks ole. Enamasti küll, jah. Kas teil on enda poolt mingisugused juhendid, mis neid ka aitavad, on mingi dokumentatsioon või te ise alguses nii-öelda onboard'ite neid? Ja meil on pigem teeme sellise onboarding'u, ehk siis kui mõni ettevõte meie platvormi katsetab, siis me tavaliselt teeme selliseid töötubasid. Ehk siis kui me võtamegi ette mingid konkreetsed kasutusjuhud ja me siis need sellised esmased validatsioonid loome koos ära ja vaatame tulemustele peale ja selle põhjal on neil võimalik siis iseseisvalt juba edasi toimetada. Et loomulikult meil on ka dokumentatsioon olemas, aga dokumentatsiooni pigem ei loeta. Okei. Kui need testid siin on loodud, et mis need nagu järgmised peamised asjad on, ma enne seda tegelikult on tõenäoliselt vaja need ka ühendused seadistada, kui ma seda vasakpoolset menüüd vaatan. Ja, et siin on jah eraldi connections'ite all saab siis neid ühendusi otse vastu andmebaase luua. Enamasti me kasutame ühendusteks
JDBC drivereid ehk siis tavapärased relatsioonilised andmebaasid, andmeaidad ja nii edasi. On ka selliseid erilisemaid ühendusi, mingid teenused, näiteks Power BI, Tableau, kus me siis nende vastu ei saa otseselt andmekvaliteedi kontrolli jooksutada, aga me võimaldame siis näiteks andmekataloogi ja lineage'i sisse tuua aruanded ja seal kasutatavad veerud. Või mingisugune SharePointi ühendus, et Exceli faile kontrollida ja nii edasi. Täna meil on, ma tahaks ütelda umbes 25 sellist erinevat integratsiooni andmeallikate vastu siis olemas ja neid tuleb ka ajas pidevalt juurde. Mis need kõige siuksemad obskuursemad võib-olla senimaani on olnud, mida kliendid on nõudnud, näiteks on midagi huvitavat, mida? Kõige kohati see keerukus tuleb sellest, et me peame ise selle keskkonna ka endale püsti panema, peame sinna ka andmed sisse saama. Võib-olla mingites olukordades on litsentsi vaja üldse, et pole mingit free trial'id saadaval ja nii edasi. Oleme ka pimesi arendusi teinud mingites tingimustes. Et võib-olla üks selline hea näide on OpenEdge Progress, mis ei ole nagu väga levinud andmebaas, aga siiski on, meil on päris mitu klienti, kes seda siis kasutavad, et seal oli ka, seal on ametlik JDBC driver olemas, justkui kõik võiks olla lihtne, arenduse poolest nagu tohutult aega ei võta, aga see, et me ise selle OpenEdge endale püsti saame ja andmed sinna sisse kõik jooksma, see on nagu, mis võtab kaua aega. Et, aga pigem on keerukamad need, kus meil ei ole nagu otse läbi driveri ligipääsu, vaid me peame tegema seda läbi siis mingi API või SDK või tulevad mingisugused erisused mängu, et millega peab arvestama ja uniku if'e kuskile sisse kirjutama. Aga ühesõnaga, kui kellelgi potentsiaalselt on huvi, aga te praegu ei kata seda funktsionaalsust, et siis saab teiega rääkida läbi, on ju, et te olete nagu valmis igati neid integratsioone juurde tegema. Et me puhtalt vajaduspõhiselt seda teeme ja see on ka see trial või proof of concept, mis tavaliselt tehakse. Seal tuleb ka see välja, et milliseid ühendusi on vaja ja tihti me selle ajal juba teeme selle ühendusega ära. Okei. Aga kui funktsionaalsuste poolelt edasi minna, siis üks huvitav asi, mis me veel võimaldame teha lisaks valideerimisele, on ka andmete profileerimine. Ja selle eesmärk ongi siis ühtepidi saada ülevaade sellist, millised andmed meil on, kuidas need andmed muutuvad, aga tegelikult ka tuvastada selliseid nihkeid või anomaaliaid andmetes, mis läheb natukene sinna andmekvaliteedi maailma ikkagi sisse. Ehk siis ütlen, et meil on mingisugune customers tabel, me oleme siia selle profileeringu loonud, eks need profileeringud ise ongi tabeli või vaadete põhised. Ja kui me selle customers profileeringu lahti teeme, siis siin paremal pool on ilusti näha kõik veerud. Kasutajal jällegi on valik, et mida me tahame profileerida, mida mitte. Et võib-olla mingit ID välja või emaili välja meil pole mõtet vaadata, aga küll aga näiteks tahaksime vaadata City välja. Ja esmalt siis ongi selline hea ülevaade sellest, et millised need väärtused üldse meil selles veerus sees olemas on ja kui palju neid väärtusi on. Ja me hoiame siis ka seda agregeeritud ajalugu, ehk me võimaldame kuvada kasutajale välja seda, et kuidas need väärtused ajas muutuvad. Ja selle mõte on ka see, et me suudaksime vastavalt siis sellele ajaloole tuvastada selliseid nihkeid. Kui me selle Stockholmi väärtuse võtame siin ette, näeme, et ta on põhimõtteliselt lineaarselt olnud kasvav, on ju. Iga päev tuleb siin, ma ei tea, 50 rida juurde, siis järsku on suurem langus ja kohe on ka punane pallik seal Stockholmi ees. Et ta võrdleb seda baasi tulemust ajaloolise tulemusega, kasutame siis selliseid lihtsamaid masinõppe mudeleid seal taga, et seda arvutada ja kui see threshold on ületatud, siis viskab ka punaseks. Seda thresholdi saab ise mingil määral ka sättida, ma eeldan või? Seda thresholdi saab sättida, kui see nüüd viia üle validatsioonile. Ehk siis profileeringu ja validatsiooni erinevus on see, et profileeringul meil ei ole otseselt mingit eeldatavat tulemust, aga kui me tahame panna paika, et see võib kõikuda näiteks 10%, siis me saame seda test case'ina teha, et seal saab küll selle paika panna, et see võib kõikuda võrreldes
eelmise tulemusega, keskmise tulemusega, kasutades regressioonimudeleid, näiteks 10% siis. Aga noh, lisaks väärtustele me võimaldame ka profileerida siis selliseid üldlevinuid profileeringuid, et kui palju meil on unikaalseid väärtuseid, tühjasid väärtuseid, keskmisi väärtuseid ja nii edasi, kus me samamoodi siis võimaldame lihtsalt anda ülevaate sellest, kuidas need muutuvad ja kui tekib mingisugune nihe, siis annab kohe märku kasutajale. Mul oli üks parem näide ka siin, äkki see oli selle tabeli. Siin olid vähe hüplikumad andmed, et siin on näha, et meil on staatiliselt olnud see siin 0 lähedane on ja mingi 30 ja siis järsku üle öö on hüpe olnud 6000 peale, viskab kohe punaseks. Ja kui ta nüüd mõnda aega niimoodi edasi on, siis ta hakkab ise nii-öelda stabiliseeruma ja arvestama sellega. Et jah, ja profileeringutel samamoodi, et siis kõik alertimine ja kogu see pool on võimalik ka seadistada ära. Ja lõpuks need andmed nii profileeringutest kui ka nendest testidest tegelikult jooksevad siis ka andmekataloogi. Nagu ma alguses rääkisin, kõik on omavahel väga seotud. Ehk siis andmekataloog on meil see koht, kus siis meil on võimalik saada ülevaade data asset itest. Me siin esimesel lehel kohe näeme kõiki tabeleid ja vaateid, mis meil on. Näiteks seesama customer dimension, mille külge me arvutame ka selle kvaliteediskoori siis vastavalt validatsioonide profileeringute tulemustele. Muidugi võimalik ka detaili minna, ehk kui me selle tabeli nüüd avame, siis esiteks me näeme selle tabeli kohta kogu infot, mis meil on. Jällegi saame value'i ise juurde teha, kui vaja ja ka kogu metaandmestiku, ehk siis kõik veerud on siin nähtaval. Need on nii-öelda rikastatud ka selle infoga, mis me profileeringutest kätte saame. Näiteks kui palju siin tühjasid väärtused on või ka protsentuaalses ulatuses, aga ka kõik info, mis me suudame baasi poolt kätte saada, ehk siis kas tegu on nullable'iga, kas seal on mingi default väärtus, kas baasi pool on mingi comment paika pandud, et kõik see ka sünkitakse sisse ja on siis ka pidevalt uuendatav, et kui baasis midagi muutub, siis muutub see, peegeldub see ka siia andmekataloogi. Siin on veerupõhiselt see andmekvaliteedi skoor näidatud, et see tundub nagu valdavalt siuke 80%, aga kogu tabeli oma on 96%. Mille pealt, kuidas need nagu kokku jooksevad? Siin võib olla, ühesõnaga näiteks, kui me võtame mingi konkreetse validatsiooni, siis ta võib olla seotud on ju ühe konkreetse tabeliga ja mingisuguse N-veeruga. Ja mõni validatsioon ei pruugi olla otseselt seotud ühegi veeruga, sellepärast et neid seoseid on võimalik, me tuvastame automaatselt neid seoseid, aga neid seoseid on võimalik ka kasutajatel ise paika panna. Ehk siis see tabeli enda kvaliteediskoor peaks olema nii-öelda kombinatsioon nendest, pluss veel need ainult tabelipõhised validatsioonid, kus ei ole mingit otsese veeruga seotud veel. Okei. Aga kui ühelgi veerul siin ei ole seda andmekvaliteedi kontrolli, kas siis ta ei näitakski seda andmekvaliteedi skoori siin, et nendel kõikidel on see skoor juurde? Siis see on lihtsalt, ma arvan, mingi kriips äkki, mõni näide, kus võtame selle siit. Siin on ka näidata lihtsalt kriips, et ta nagu justkui ei tea seda siis, eks. Mul natuke teise nurga alt küsimus, et on mingid ISO sertifitseerimised ja muud igasugu reeglistikud ja raamistikud selle kohta, et kuidas aru saada või et kas ettevõttel on protsess selle kohta, et nad üritavad aru saada oma nendest data asset, kuidas on eesti keeles? Andmevaradest ja juhtida selle kvaliteeti, aru saada selle riskidest ja nii edasi, et kas sa tead, kas keegi on kasutanud nagu Select Zerot nii-öelda selle lahendamiseks selle nagu mingis aspektis, et kuule, meil on tööriist, et see teeb või midagi taolist? No ma nüüd nende ISO-sertide saamise koha pealt ei oska kommenteerida, küll aga teiste regulatsioonide poolt kindlasti, et näiteks üks peamine, millega finantssektoris tegeletakse, milleks meie platvormi kasutatakse, on BCBS 239, et seal on siis nii see andmekvaliteedi või valideerimise pool riskiandmetele kui ka siis lineage'i pool. Ja
ja riigisektoris on meil näiteks avaandmete kasutus hästi tihedalt seotud meie platvormiga, kus siis kogu see metaandmestik, mis siin defineeritud on, kasutajate kirjeldused, seosed omavahel, et neid saadetakse edasi siis Eestis on andmete teabevärav, kus see edasi läheb omakorda veel Euroopa avaandmete portaali. Aga muidugi ka regulatsioonid, näiteks DORA, see on siis igasuguste intsidentide haldusega seotud ja seal on ka see kvaliteedi aspekt on küljes ja et ka nendeks on kasutust meie platvormis kindlasti olemas. Okay. Aga jah, kui ma siin PCBS-i kontekstis juba Lineage'i mainisin, siis ka meie pakume ühesõnaga Lineage'i mootorit, see on siia samasse andmekataloogi juurde sisse toodud. Ja eesmärk ongi see, et meil oleks võimalik aru saada, et me siin näiteks selle customer dimension'i oleme avanud, et kust need andmed siia sisse jooksevad ja kuhu need ka edasi lähevad. Ja võimaldame seda teha siis nii nii-öelda tabeli tasemel või objekti tasemel kui ka veeru tasemel. Et võtamegi siit näiteks meil on customer name ja saame kohe ära, siin on siis näidatud sinisega on justkui sisse tulevad andmed ja rohelisega on siis justkui nii-öelda välja minevad andmed, kus kasutatakse. Alliksüsteemides kuni mingisuguste Power BI aruanneteni välja. Lineage'i on võimalik saada nagu erinevatel viisidel, et DBT kuidagi raporteerib seda ise ja seda on võimalik nagu eri moodi kätte saada või siis käsitsi defineerida või siis päringu ajaloo pealt välja kaevandada või midagi muud taolist, et kuidas te seda lahendate? Jaa, Lineage'i automatiseerimine on kohutavalt keeruline teema ja sellega me tegeleme väga aktiivselt. Aga jah, esmalt on muidugi käsitsi Lineage'i defineerimine, kas siis läbi kasutajaliidese importides sisse failidest või ka läbi API. Aga kuidas me automatiseerime seda ongi, sa mainisid ka siis päringute pealt. Ühesõnaga rakendusel on võimalik sisse nii-öelda sööta näiteks tuhandeid SQL päringuid on ju, baasis toimuvad mingid transformatsioonid, andmed liiguvad andmeaidakihtide vahel ja need päringud saab siis kõik automaatselt rakenduse sisse sööta ja rakendus siis ise parsib need päringud lahti ja otsib siis sealt seosed ülesse, olenemata sellest, kas need on suunatud, et kui meil on näiteks mingid insert'id või update'id või ka mitte suunatud, et näiteks on lihtsalt mingi select lause, on kasutatud kuskil filtris või join'is kahe tabeli seost. Lisaks muidugi ka igasugused protseduurid näiteks, mida on võimalik rakendusele ette sööta. Ja kui need on ette antud, siis siin on ka näide, et me markeerime ära ka need seosed, kui on mingisugused automaatselt leitud seosed. Tekib siia väike indikaator juurde, kui me siia peale klikime, siis tegelikult meil on võimalik näha ka neid päringuid, kust täpselt need seosed on leitud, et siin ongi näha, et customer key on sisestatud on ühest tabelist teise näiteks. Okay. Või seal on see ajaline mõõde ka, mille ma iseenda jaoks kunagi avastasin üllatusena, et Lineage tegelikult on ju ajaline, et kui sa kirjutad nüüd päringu, mis joinib kahte tabelit, siis esiteks see võis olla vale päring või katkine päring või midagi taolist ja teiseks kui keegi tegi seda ühe korra, siis ei pruugi tähendada, et need omavahel peaksid nagu igaveseks seotuks jääma. Et kuidas te sellesse suhestute? Jaa, selleks meil on ka retention reeglid, mida võimalik seadistada, et mingites tingimustes, näiteks kui 30 päeva seost ei leita, siis see justkui kustutatakse ära või arhiveeritakse ära. Ja muidugi on võimalik neid kõiki seoseid ka ise siit hallata, et me saamegi võtan siit sama selle Vertica Connection ette. Ühesõnaga ma näen näiteks kõiki selle Vertica baasis olevaid seoseid, kuhu vastu need seosed on. Ja siin on ka näiteks, et kes on selle loonud, kas on manuaalselt loodud või sisse imporditud, millal see on loodud ja siin saab ka selle alusel näiteks juba välja filtreerida, et vanemad kirjed, kui see kuupäev filtreerida välja ja siin saab tegelikult need siis ära kustutada ka manuaalselt kui vaja. Okay, see kõlab mõistlikult jah. Selle automaatika osas kindlasti on nagu väga palju meil ka plaane, et mainisid DBT-d, et ka DBT integratsioon on meil roadmap'is. Ühesõnaga sealt nende mudelitest tuua alla see info, millega on seotud
ja teisiti ka see, et mis on tegelikult käivitatud, kuidas see käivitus läks, et ka see nii-öelda data pipeline observability siis platvormi sisse tuua. See on kindlasti No 26 aastal fookuses. hästi. Mul on võib-olla mitte otse, tegelikult ikkagi sellesama plaaniga otse seotud küsimus. Mingi hetk ma nagu mõtlesin selle peale, et andmed iseenesest ei ole katki või noh, andmed ei saa katki olla, andmed sul, kus on andmebaasis või ei ole andmebaasis, aga nii-öelda noh, et kui sa just ma ei tea, andmebaasi ära ei kustuta, siis andmed iseenesest nagu katki ei lähe. Et katki saavad ikkagi minna mingisugused aktiivsed protsessid. Et noh, andmelaadimine saab katki minna või andmete transformatsioon saab katki minna. Ja noh, andmete test saab katki minna, on ju. Et sul võib see test seal olla, aga kui sa seda testi kunagi ei jooksuta, siis noh, ei ole ei test katki ega andmed ei ole katki, on ju. Et sa mainisid, et roadmap'is on selliseid asju sinna lisada, et kuidas te nagu mõtlete sellest aspektist? Jah, ma arvan, et ma saan aru, mida sa mõtled. Noh, andmed otseselt jah, ei ole katki, on ju, need lihtsalt ei vasta mingitele eeldustele. Et noh, lõpuks, mis see andmekvaliteet üldse on ju, et see, me loemegi seda, et andmed on kvaliteetsed, kui need siis kas on piisavalt täpsed või nii-öelda terviklikud või ka ajakohased, ehk kas nad on olemas või mitte, et ettevõttele üldse väärtust tuua. Ja see sõltub sellest, on ju, et kas sa jooksutad seda testi või mitte, eks. Nojah, see on ju teadvustus sellest, et ignorance is a bliss, kui ei tea, et andmed on katki, siis võib-olla ei olegi andmed katki. Kas meil on siin platvormil praegu veel mingeid asju, mis me ei olegi üle käinud, ma vaatan, et seal on see ärisõnastike pool ja ärireeglite pool, et. Ja no jah, ühesõnaga see sõnastiku pool, ühesõnaga see on siis see koht, kus on võimalik neid äritermineid siin defineerida. Noh, kas nad on siis äriterminid või on andmeterminid. Et need on ka täiesti väga customizable, meil on erinevaid tüüpi termineid võimalik luua, meil on võimalik siin hierarhiat luua, neid paigutada eri klosseritesse veel omakorda. Ja lõpuks siis, kui me mõne termi lahti teeme, siis need on omavahel võimalik ka siduda. Aadressi term on näiteks seotud siis city termiga, eks me loome selle siukse ärilise või loogilise lineage'i siin ka. Ja omakorda kõiki neid termineid on võimalik siis siduda füüsiliste andmeatribuutidega. Ehk siis kui me korraks hüppame tagasi siia andmekataloogi, otsime näiteks sedasama addressi siin, addressi termini leiab ülesse, klikime peale, siis ta otsib mulle ülesse kõik tabelid, kus seda, need äriterminid kasutatud on. Et siit võime vaadata ka, et see address on siin siis customer addressi küljes. Ehk siis me võimaldame luua seda niisugust läbipaistvust ja arusaadavust ka äri ja IT poole vahel läbi Glossari ja füüsilise andmemudeli sidumise. Kas sama termin saab nagu mitu korda ka eksisteerida, et nagu eri osakonnad defineerivad klienti erineval viisil näiteks, aga mõlemad on customer? Tänases versioonis ei saa. Küll aga jah, see on olnud läbiv teema ja seda on meilt request itud. Ja kuidas me hakkame seda tegelikult pakkuma, on küll, et ühesõnaga siin alla on võimalik luua nii-öelda glossareid ja glossarite alla siis veel subglossareid. Et sinna alla põhimõtteliselt oleks võimalik duplikaatterme justkui ka luua. Ehk siis mingis kontekstis see sama term võib tähendada natukene teist asja. Ma mõtlen Omniva kontekstis just, et noh, müügitiimil on customer on see, kellega nemad tegelevad ja kes Omnivale raha maksab, on ju. Aga logistikatiimi jaoks customer on see, kes pakki ootab. Ja finantstiimi jaoks võib customer olla hoopis midagi kolmandat. Täpselt, et ma olen ise ka olnud ühes kõnes, kus siis nagu noh, arutasimegi tükk aega seda, et kas puit on nüüd ehitusmaterjal või kas see on see, mis metsas on või kas see on see, millega me energiat saame, et see on nagu ühel asjal võib olla väga palju erinevaid termineid. Okei, ja huvitav.
see on iseenesest muidugi nagu ettevõtte äriprotsesside kirjeldamise maailm ka juba, aga kui ettevõte toimib ja tarkvara nagu ei ole võimalik rakendada selle asja pihta, siis on ka muidugi kehvasti, on ju, et siis need mingid alamsõnastikud ja muud taolised asjad ilmselt lahendavad seda päris hästi. Seda ja lõpuks ka noh, mis hästi hea kasutuskoht on nii kataloogile kui Glossary'le on ikkagi see, kui inimesed vahetuvad, ettevõttest tulevad uued inimesed tööle, siis on nagu märksa lihtsam saada ülevaade sellest, mis mida tähendab ja kus mis paikneb või millega seotud on. Dokumentatsioon sisuliselt on ju. Põhimõtteliselt jah. Ma küsiks siia lõpetuseks võib-olla, ma ei ole veebilehelt vaadanud, et kui palju see Select Zero maksab või kuidas te seda hinnastate. Aga et kas see on nagu seat-based nii-öelda töökoha vaates või see on kuidagi kasutusega seotud või mingil muul moel? Meie, esiteks kõigepealt meil on testide loomiseks sellised lihtsamad, väiksemad tiimid, meil on tegelikult saadaval ka tasuta versioon. Ehk siis see on kuna jah, mainisid, platvorm on seat-based, siis see tasuta versioon on ühele kohale, aga seal saab juba päris palju ära teha. Kui on suuremad tiimid, suuremad vajadused, siis litsents skaleerub puhtalt kasutajakohtade põhiselt. Me ei tee ühtegi volume-based pricing ut, ehk siis olemata sellest, mitu ühendust sul on, kui palju sul neid data asset'id seal all on või kui palju sul neid validatsioone on, et me ei piira neid. Okay. Väga vinge, et võrreldes sellega ongi, et nagu kuna mingisugune kontekst meil mõlemal Lauriga on minu meelest see, et see areng on ikka olnud tohutu nende aastate jooksul ja minu meelest see on nagu vägagi hädavajalik tööriist paljudele, kui mitte kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele, et väga lahe, et te sellega tegelete, Raiko. Ja suur aitäh, et sa tulid meile seda jagama, et loodetavasti ka kuulajatele oli huvipakkuv ja nad saavad, kellele oli huvipakkuv, saab siis sinuga ühendust võtta või teil on terve tiim seal, eks ole, et siis Absoluutselt. Võib kirjutada nii meilile kui ka LinkedInist, no probleem. Ja suur tänu teile kutsumast. Tšau.